Tervist! Mul on siin Objektiivi stuudios hea meel tervitada MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liiget Marika Niidumaad. Tervist! Ja, tere! Me oleme tegelikult pikalt seda intervjuud planeerinud, mitu kuud tegelikult juba, aga nüüd lõpuks on see aeg kätte jõudnud, kus me saame siin rahulikult rääkida Nursipalu teemadel. Suur tänu, et võtsite aega sealt Võrumaalt siia Tallinnasse meie stuudiosse tulla. Kui rääkida nüüd Nursipalust, siis tegelikult see ajalugu ju vist ulatub tagasi juba Nõukogude aega, kus seal oli Nõukogude aja harjutusväljak ja see oli midagi 3700 hektarit, kui ma ei eksi, siis 2008. aastal võttis Eesti Vabariik selle harjutusväljaku üle ja alustas seal siis nagu laienduspürgimustega ja tänaseks on välja toodud seda, et Nursipalu kavandatakse võib-olla, et isegi 9000 hektarini või 20 000 hektarini. Et sellised on nagu avalikud andmed, et teie olete ju olnud seal Nursipalus kogu aeg kohal ja elanud, et palun rääkige, et mis teid seob üldse selle Nursipaluga või kuidas kui pikalt olete seal kohal olnud? Ja, et kõigepealt aitäh saatesse kutsumast ja jah, ma olen elanud kogu aeg üles kasvanud Nursis ja kui ma endale kodu ostsin, siis ma mõtlesin, et ma ei tahaks oma perekonnast ja sõpradest kaugele kolida. Ostsin Nursipalust natuke kaugemale Sännasse. Aga nüüd on see olukord, kus see sama Nursipalu laiendus ronib mul jälle nagu külje alla. Et ega me tegelikult täna ei tea, kui suur see Nursipalu siis tegelikult, milline see plaan siis on. Ja ma väga võib-olla ajaloos ei hakka tagasi väga palju minema, aga ma mäletan, et kui esimene Nursipalu laiendus tuli nagu laiendamise jutt, siis see ütleme arutelu või esimesed laiendamise ütleme plaanid avaldati juba, oli vist 2004 ja see protsess oli väga pikk ja siis 2017 laiendatigi ta niimoodi, et ta sai üle 3000 hektari see Nursipalu. Ja siis kinnitati, et mingit laiendamist rohkem ei tule. Et see on nagu viimane ja nii jääb. Ja praeguses protsessis et kes need kinnitasid, kui te mäletate? Tollane kaitseminister ja Riigikaitseinvesteeringute Keskuse töötajad, ma mäletan, Kusti Salm oli üks, kes käis kohalikega seal Nursis rääkimas päris mitmeid kordi. Ja Tsahkna oli tollel ajal minister. Ja kohalikud siis elasid heas usus edasi, et nii jääb ja ootasid ka kõik need kokku lepitud neid leevendusmeetmeid ala seal lubati talunikelt osta kartulit ja kaasata igasugustesse tegevustesse, aga tegelikult reaalselt me oleme näinud, et ühtegi sellist koostöö vormi ei ole ju ellu rakendatud ja praegu need talunikud, kellel lubati kunagi 10 aastat tagasi aknad vahetada, nendel tahetakse nüüd kodu käest ära võtta. Ma kuskilt lugesin teie kirjutisest sellist anekdootilist seika, et Kusti Salm, kunagine Kaitseministeeriumi kantsler, olevat käinud seal Võrumaale nagu minnakse, siis tuuakse kaasa ka korv viina, et selliste asjadega olla isegi püütud rahvast või vastab see tõele? Jah, oli selline nii-öelda avalik koostööpäev või umbes midagi sellist välja kuulutatud. Tookord Võrumaa teater tegi isegi sellest väikse loo ja tulidki Rohtlete tallu, see oli tollal ajal turismitalu. Kutsusid külarahva kokku, et teeme sellise koostööpäeva ja tõesti toodi kast viina ja nii-öelda seda pealevõtmist ka sinna. Ja tegelikult see nagu kohalikel oli äärmiselt solvav, sest see näitas, kuidas suhtutakse inimestesse, et nad oma viinakastid võtsid kaasa, aga sealt nagu see nendepoolne käik nagu peegeldas hästi seda suhtumist inimestesse.
Mis siis hakkas pihta siin nüüd vahetult enne selle Nursipalu laiendamise püüdluste eel, et me oleme siin näinud mingisuguseid rahva kogunemisi ka, kus on üritatud selgitada rahvale midagi, aga need on läinud osaliselt väga teravaks. Kuidas te nagu kõige üldisemalt kirjeldaksite, kuidas riik ja riigi esindajad, siis valitsuse esindajad on käitunud Nursipalu rahvaga? No ühe lausega võib kokku võtta, et ühtegi meie ettepanekut ei ole arvesse võetud. Ja mingist kaasamisest ei saa juttugi olla. Et minu silmis see kaasamise sõna on täiesti ära devalveerunud, et sellel ei ole enam mitte mingit sisu nagu praktikas. Ja ma isegi väldin selle sõna kasutamist. Ja tegelikult, ütleme, kui esimest korda mina sain teada oktoobris 2022 ja siis kuskil avaldati juba mingi plaan, kus oli 20 000 hektari suurune Nursipalu, siis novembris 2022 tuli Pevkur Sooru nii-öelda kohalikega kohtuma, aga see oli kinnine koosolek, sinna lubati ainult volikogude ja ütleme vallavolikogude liikmed, vallavalitsuse liikmed ja ma mäletan, et tookordne Luhametsa külavanem küsis luba seal osalemiseks ja tal ei lubatud ja niimoodi ta võttis nagu omale juristi appi ja juristi abiga siis põhimõtteliselt lubati seal osaleda sellel koosolekul, nii-öelda avalikul koosolekul. Ja kui selle päev kätte jõudis, siis tehti uksed lahti ja need inimesed, kes olid ukse taha kogunenud, ja mulle näiteks ka ütles Rõuge vallavanem tollel ajal, et te võite nii kaua ukse taga oodata, kuni me seal arutame ja siis, kui te tulete, siis kui me välja tuleme, siis te saate kohe esimese info. Ja selles mõttes, et inimesed kogunesidki sinna ukse taha ja nad lasti lahti ja pärast presenteeriti seda kui avalikku koosolekut. Et tegelikult, rahvas ei teadnud ka kohale minna, mina näiteks ei läinud sinna kohale. Aga mis sellele koosolekule järgnes, on minu arust märgiline, et peale seda ütles Pevkur, et tema teeb nagu justkui suure žesti, et ta jätab Luhametsa küla sellest harjutusväljast välja. Et see juba tekitas küsimusi, et kuidas nagu kaitseminister näitab näpuga, et see talu jääb sisse, see ei jää, et tema teeb sellise žesti, nagu oleks hea tegu. Et valimised olid ka lähenemas ja nii edasi. Mis perioodist me nüüd siis räägime? Me räägime põhimõttelist perioodist, mis eelnes sellele kurikuulsale Vabariigi Valitsuse korraldusele number 266, mis toimus või mis anti 20. oktoobril 2023, kui ma ei eksi. Et siis need niinimetatud kinnised istungid ehk kaasamised toimusid siis vahetult enne seda otsust? Jah, see konkreetne esimene koosolek oli novembris 2022 ja siis hakati räägima kaasamisest, et me kaasame kohalikke inimesi. Esimesed koosolekud toimusid see jaanuarikuus 23. aastal ja seal ka rahvas osales, need olid rahvakoosolekud, et tollel ajal lubatu praktiliselt enamuses ei ole nüüd ellu rakendunud. Näiteks üks konkreetne näide, et Saar Rikiki juht lubas, et näiteks maade omandamine hakkab toimuma niimoodi, et kõigepealt omandatakse ala sees olevad maad ja siis piirist väljapool, aga tegelikult või ütleme, ka piirnevad, kui inimene soovib müüa, aga tegelikult me näeme, et nii need asjad ei ole läinud, et on väljastpoolt harjutusvälja piiri ka maid omandatud juba. Et jah, et kui me täna näiteks minult küsitakse, et kui suureks see harjutusväli siis kujuneb, siis mina ei oska öelda. Ja need avalikud koosolekud on olnud nagu ma ütlesin, on ju kaasamisest kaugel. Viimasel koosolekul ütles Saar, et piir võib veel muutuda. See viimane koosolek oli nüüd novembris ja see oli ka üks
paras, ütleme, kaos kaasamise mõttes, et noh, inimesed olid kohale läinud sinna eesmärgiga arutada laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ja rääkimata sellest, et need oleks kuidagi ennem juba inimestele näiteks avaldatud kuskil või teatavaks tehtud, kas või päev varemgi, neid isegi ei näidatud seal koha peal. Et noh, terve mõistuslik inimene küsib, et kuidas sa saad arutada millegi üle, mille sisu sa ei tea. Ja selge see, et seda arutelu ei olnudki võimalik seal tekkida. Ja taheti lihtsalt nagu see aeg seal täis rääkida, tutvustati mingisuguseid Karula ja Haanja ütleme, Natura hindamise tulemusi, mis oli ka on ju selle mingi alusdokument, aga ütleme, et sellist, kui inimesed küsisid, et kas minu talu jääb sisse või kuidas siis sellega on, et tegin ettepaneku, anusin, et palun arvake välja. Sellele küsimusele ei vastatud, rääkimata põhjendustest. Ja siis, kuna rahvas seal ei saanud sõna, ei saanud küsida, rahvas ei saanud sisuliselt arutada seda, milleks ta oli kokku tulnud, siis rahvas hakkas protestima. Ja siis oligi, et lõpuks suureks protestiks võeti laul ka ülesse. Ja seda siis mõned ajakirjanikud ka nagu kuidagi häbivääristasid meedias. Aga mulle meeldib, et Reporter tegi tookord toreda klipi, et nemad said nagu aru, et see koosolek oli nagu selles mõttes kaasamise mõttes lihtsalt sõnakõlks. Aga näiteks mõni kohalik ajakirjanik ei saanud aru, miks see koosolek üldse kokku kutsuti, et kogu selle Nursipalu teema kajastamine ajakirjanduses on ka olnud selline algusest peale, ütleme, väga problemaatiline, et võib-olla ma pärastpoole natuke räägin ka sellest lähemalt. Ja loomulikult räägime sellest ka. Kui suur see praegune aktuaalne Nursipalu harjutusväli siis nüüd on üldse? Oskate sellele nagu mingisugust hinnangut üldse anda? Või on keegi ekspert nüüd öelnud, et praegune harjutusväli hõlmab seda ja seda ala? Seal, ütleme, kuna ajakirjandus ei ole sellest Nursipalu teemast ju avatult rääkinud, siis inimesed ilmselt seda ei tea, et nüüd detsembris siis võeti vastu see uus korraldus, et tegelikult Nursipalu laiendamiseks on vastu võetud juba 2 Vabariigi Valitsuse korraldust. Esimene oli siis 2023 ja teine oli nüüd 2004 sügisel. Ja nüüd selle 2004 korraldusega pandi paika siis nii-öelda harjutusvälja piir. Enne ta oli just nagu, ütleme, selline huviala piir või ta ei olnud nagu niipidi, seal oli öeldud, et ta ei ole paigas selles esimeses korralduses. Aga nüüd see piiri järgi on umbes, ütleme, circa 10 000 hektarit see ala, kuhu siis tahetakse neid tegevusi kõiki laiendada. Ja kui palju on neid inimesi, kelle kodu on nüüd konkreetselt kas ära ostetud, kelle kodu on ohus selle laiendumisprotsessi järgselt või neid inimesi, keda see kogu asi mõjutab? Ütleme niimoodi, et lähme praegu selle juurde, et kui palju neid inimesi, kelle kodu on konkreetselt ära võetud? Kes ei ole enam oma enda kodus? Neid inimesi on ka. Ja siin on kasutatud erinevaid võtteid, et esiteks on juba 2 aastat, isegi üle 2 juba on ju 2022 sügisest alates kohalikud pidanud elama sellise pideva psühholoogilise surve all. Ja on inimesi, kes on müünud. Esimene kinnistu, mis müüdi, oli selline paar aastat tagasi soetatud suvila. Sellest tehti nagu selline nii-öelda näidismüük, mille reklaamiks siis Pevkur rääkis, et Nursipalu osas makstakse heldeid hüvitisi. Jah, kodusid on praegu müüdud, aga ma ütlen, et praegu seesama laiendatud piir, see sügisel, mis vastu võeti, kui sinna nagu sisse arvata ka need maaüksused, kus on kas või osaliselt maad siis harjutusvälja piiri sees,
siis neid kodudega kinnistuid on 57. Ja noh, meile nagu proovitud jätta muljet meedias, et see nagu puudutab nii väheseid inimesi ja see, mis see 21 talu või nad ei räägi ka kodudest, nad räägivad ju kinnistutest, on ju nagu hingetutest asjadest. Et ja lisaks on ju, mis on täiesti puudutamata teema, on kõik seal ümbruskonnas elavad inimesed, et selle lähipiirkond, see oli see, mis võeti müra toetuse maksmise aluseks, mida sai ka ainult 2% inimestest, võeti 4 kilomeetrit, siis sinna sisse jäi üle 3800 majapidamise. Need on sellises tugeva mürahäiringu alas kodud. Ja mina arvan, et siin on nagu 2 probleemi, et üks on see, et tänases Eestis peab inimene nagu oma kodu loovutama, see on juba üks suur küsimärk, mida tegelikult meie ühiskonnas ei ole arutatud. Ja teine on see, et ülejäänud need lähipiirkonnas elavad inimesed jäävad ju sunnismaisteks. Nad laostatakse varaliselt, nad laostatakse tervise mõttes, ja noh, nendel on võib-olla olukord selles mõttes isegi hullem, et mida nemad siis peale hakkavad. Kas teie juurde on tulnud keegi riigiametnik ja ütelnud, et proua Niidumaa, vaadake, meil on siin teile ettepanek, millest ei ole sobilik keelduda, et nii ja nii mitu riigirubla ja selle eest peaksite oma kodu maha müüma? Mulle isiklikult ei ole tuldud niimoodi pakkuma, kuigi ma elan kohe seal piirile suhteliselt lähedal Sännas ja noh, Sänna baasi lähedal. Aga mis need hinnad on, kui on pakutud inimestele või neid ka üle ostetud neid kodusid? Mulle väga meeldis, mida te ütlesite, et tegu ei ole mingisuguse kinnistuga, vaid tegu on just nimelt inimese kodukohaga, koduga kui sellisega. Mis need hinnad on? Kas need vastavad turuhindadele? On nad alla seda? Ületavad nad turuhinda? Kas riik üritab inimesi kuidagi ära osta ja suud raha täis toppida või mis see strateegia praegu on? Seda on raske öelda. Tegelikult need tehingud, mis on eraisikutega, nende sisu me ei näe, et minu info põhineb inimeste ütlustel ja praegune, et ja ütleme, seal on pigem proovitakse ikkagi inimesed kuidagi ära hanitada. Et kui sul on ikkagi majapidamine ja sul on seal sellega koos suur jupp väärtuslikku metsa, siis pakutav rahasumma võib esialgu tunduda suur, aga kui vaadata selle vara väärtust, millest sa nagu loobuma pead, siis need asjad lähevad teise perspektiivi. Ja mis veel teeb asja keeruliseks on see, et kasutatakse ka erinevaid skeeme ostmiseks. Et mullegi on helistanud erinevad metsafirmad, soovinud minu kinnistut osta ja et ma pärast näitan ühte pilti ühest kodust, kus on... Aga vaatame kohe seda pilti. Vaatame. Et tegemist on ühe koduga, mis tegelikult jäi harjutusvälja piirist välja. Ja alguses oli sellel kodul sisse arvatud 3 messitaru. Ja siis see omanik tegi ettepaneku välja arvata, ta arvati piirist välja. Ja ometigi tänaseks on see kodu riigile ära ostetud. Ma tahaks teada, kuidas see tõstab Eesti kaitsevõimet, võtta inimestel, maksta riigi rahaga
kinni võtta inimese elutöö käest, et see kodu on kauni kodu tiitliga pärjatud ja see oranž joon seal taga ongi siis see harjutusvälja piir, et huvitav, et kuidas seda hakatakse siis kasutama, et kas kellelgi on nagu südant anda käsk või viia ellu selline korraldus, et pommitada see kodu segi, üks variant, või tulevad sinna elama võõrsõdurid, liitlased, ja kas siis meie inimesed peavad oma kodudest lahkuma, et teiste riikide sõdurid saaks siin elada. Et minus tekitab see väga palju küsimusi, seda infot ei ole lubatud näiteks avaldada. Ma tean, üks ajakirjanik käis koha peal, tegi loo sellest, Maaleht ei avaldanud seda lugu. Öeldi, et liiga delikaatne teema, et inimeste eest nagu varjatakse tegelikult et seda infot. Ja mis veel koos selle kinnistuga riigile osteti ka jupp maad teiselt poolt Võru-Valga maanteed, mis jääb ju, jääb veel kaugemale sellest harjutusvälja piirist. Ja kui veel on püütud mulje jätta, et seal on justkui mingi mahajäetud piirkond ja inimesed nagu virelevad ja tahavadki võib-olla sealt ära minna, siis mina ütlen, et ei, seal on korralikud talud, korralikud maaelamised. Jah, kõik võib-olla ei ole nii nagu üles löödud, aga nüüd on ikkagi, ütleme, et üks talu, mis jääb nüüd ka sinna harjutusvälja piiri sisse, mis ei ole nõus oma kodu olnud müüma. Tema on piirkonnas suur põllupidaja ja karjakasvataja. Et temal on näiteks selline olukord, et maja jääb sisse ja maja nagu tahetakse käest võtta, aga kogu tema tootmine ja see, mis temale leivalauale toob, see asub natuke teises kohas. Nii et tal ei ole võimalik jällegi oma elutööga jätkata, kui tal näiteks laut jääb sinna piirkonda, aga maja mõttes ta peaks ära kolima. Et sellisel juhul peaks riik omandama kogu kupatuse, oleks nagu selles mõttes. Või teine variant tõesti nihutada 200 meetrit seda piiri ja jätta see kodu sealt välja. Ja inimesed on korduvalt palunud, teinud ettepanekuid ja põhjendanud oma ettepanekuid, miks nende kodud võiks välja jätta. Ja ütleme, et 7 koduomanikku või 8 on olnud selles hästi järjekindlad, et nad on nagu korduvalt seda teinud. Neile hästi lakooniliselt on vastatud, et see ei ole võimalik ja kõik. Et avalikult ei ole räägitud sellest ka, et 85 kaebajat on selle Vabariigi valitsuse otsuse kohtusse kaevanud, et see on ju Eestis pretsedenditu. Kuskil ei räägita, et pretsedent, et selline kohtuasi, nii suur kohtuasi on käimas ja lisaks on Nursipaluga seoses veel muud kohtuasjad. Aga jah, mina ütleks, et Eesti inimene pigem ei lähe kohtusse. Pigem proovib seda nagu vältida, aga see, mis siin Nursipalust tehakse, on lihtsalt niivõrd valus inimestele, et nad on selle kohtutee ette võtnud. Kes iganes seal kandis on käinud mitte ainult suurtel teedel, vaid ka väikestel külateedel, siis mind nagu sünnipärase põhjaeestlasena paneb küll ikkagi sellist suurt austust tundma see koduarmastus, mis seal on, et väga palju sellist talu me Põhja-Eestis ei näe, mida Võrumaal me näeme, et seal on väga suurepäraseid, kauneid kohti, väga ilusate, väga kaunite taludega, et see kajastub sellises Lõuna-Eesti mentaliteedis ja
võib-olla põhjaeestlased on üldse liiga ülbelt suhtunud siin Lõuna-Eesti mentaliteeti, et ma arvan just nimelt, et tasuks korra käia nagu teha väike jalutuskäik seal kandis ja vaadata, et mida tegelikult need talud kannavad endas ja mina olin vägagi, mitte nüüd üllatunud, aga see pilt oli väga suursugune, nii mõnegi talu puhul. Juba alates maastikust lõpetades kogu selle talu pidamise terviklikkust vaadates. Et kui me nüüd räägime nendest inimestest, kes on selle, nagu me aru saame, siis tegelikult me ei tea, et mis see harjutusväljaku piir nüüd siis lõppkokkuvõttes on ja mis selle harjutusväljaku planeeritav piir on. Aga ütleme niimoodi, et need inimesed, kes jäävad sinna sisse ja ütlevad, et nemad nüüd oma talust ja oma kodust eelkõige ei loobu. No mis nende saatus nüüd siis on? Kui palju neid inimesi on? Oskate öelda? Võib-olla praegu isegi ei tahaks väga seda öelda välja, aga ütleme, et ja tegelikult vaata, ega ei tea ju ka selles mõttes, et kuidas on nende nii-öelda pooleks minevate kinnistutega. Aga on neid inimesi, kes on öelnud, et mina siit oma enda kodust välja ei lähe, tehke mis tahate? Jah, on. Ja näiteks üks maaomanik, kes elab praegu küll, ta lõigati nagu sakina piirist välja, et see on ka huvitav, aga näiteks ta on ise olnud pikalt missioonisõdur. Ja tema ütles, et teda võib sealt kodust käeraudades minema viia. Et hetkel on huvitav jah, et tema kodu on nagu sakina välja lõigatud. Aga seal on selle ala nii-öelda, kes sisse jäävad, et seal on küll veel neid inimesi, kes on öelnud, et nemad ei anna alla ja muidugi nad on ka pöördunud kohtu poole selle asja lahendamiseks. Sest kui riik võtab kodu, siis riik peaks ka nagu põhjendama iga kodu puhul seda otsust, et miks just hädasti on vaja. Et nagu ma ennem selle näite tõin, et kas on Eesti riigikaitse seisukohalt hädasti vaja selline kodu omandada. Et neid küsitavusi, see on ainult üks näide, et neid küsitavusi on ju veel. No, teil on siin tegelikult üks pilt sellest ka, et mis struktuurid seal Nursipalus on, et on ju teada ka see, et sinna ikkagi kavatsetakse tuua just nimelt ka välisriikide sõdureid ja USA kontingenti sinna sisse, et kui palju neid seal juba ringi liigub, on teil teada? Praegu peaks olema ratsaluure üksus seal sees, liitlaste oma seal Tšaasungelmaa ehitatud linnakus. Jah, kohalikena me näeme, et nad on kohal, mis viimasel ajal on meie MTÜ-le nagu inimesed infot saatnud pidevate tee sulgemiste kohta. Riigi maanteedel piiratakse inimeste liikumist ja seda tehakse niimoodi, et lihtsalt pannaksegi tee kinni, kohati mõlemad suunad, kästakse kohalikel sõita ringiga või oodata, et ma ütlen, et inimesed omavahel arutavad ka, et kuidas nagu aru saada, et see ongi nagu päriselt sõdur või ta pole näiteks, ma ei tea, a la 5. kolonn või et lihtsalt nagu selline teed suletakse, inimesi ei lasta liikuma. Ei ole ühtegi piiravat märki, ei ole mingit eelinfot, mingit korraldust ja ütleme, selle liikluse sulgemise korraldamist, et see on nagu viimasel ajal on see hästi tihedaks muutunud. Ma olen lugenud isegi sellist kaasust, et põhimõtteliselt suleti tee ja siis, kui politsei tuli kohale, siis nii-öelda sõjaväeline liikluskorraldus sealt ka siis kadus, et millest see siis nüüd räägib? Ma ei tea, see oli niimoodi, ma olin ise seal tollel hetkel kohal juhtumisi. Ja see oli niimoodi, et tee pandi kinni, inimesi läbi ei lastud, päris mitmed keerasid ringi, mõned ootasid
ja siis me teatasime politseisse ja ütlesime, et üks on nagu erariietes, üks on laigulises vormis, et ega me ei tea, kes seda teed sulgeb, et äkki on pätid. Ja politsei tuli kohe nagu päris kiiresti tuli kohale aga ütleme, et hetk enne, kui politsei kohale jõudis, jõudsid nemad just nagu sealt eest ära minna ja liiklus sai jälle liikuma. Et politsei võttis küll seal tee kõrval kontrollis ühte kaitseväe sõidukit, aga tolle lubas edasi liikuma. Et see tuli nagu hiljem, et ta ei olnud seal sulgejate seas. Et sellised jah, tegelikult on päris kohutav, inimesed on ka, ütleme, et üks pereema näiteks saatis pildi, ütles, et tema oli lapsel ikka jupp selgitamist, et sõidab nagu koju ja see oli nagu ühe vallatee peal oli Soomuk Kristi tee peal ees. Et tegelikult, kui meil praegu nagu räägitakse ka seda sõjahirmu nii palju külvatakse, on ju, siis on lastele tegelikult võib-olla päris trauma. Niimoodi vanemad ju ka ei tea rääkida, ei tea ette teatada. Et jah. Räägime sellest müra tasemest natukene, sellepärast, et on ikkagi kuuldusi, et see müratase on kõvasti kõvem, kui ametlikud allikad seda väidavad. Räägitakse ka ja teie olete oma lehel MTÜ Meie Nursipalu kommenteerinud seda olukorda, kus siis Õhtuleht käis tegemas seal reportaaži ja siis neile tehti sellised näidispaugukesed ja mütsukesed ja kõik vaatasid, et häda pole midagi, aga siis reaalne olukord on midagi sootuks teist kui igapäevane olukord. Et milline see teie kogemus, enda kogemus on, kui te vaatate seda igapäevast mürataset ja kas riiklik nii-öelda hinnang sellele mürale on adekvaatne või mitte? See on nagu huvitav, et tõesti, kui mäletan ühte uudist, kui kuulutati välja, et toimuvad Nursipalus erakorralised lõhkamistööd, see jätab mulje, et toimub kuidagi selline erakordselt suur müra, ajakirjanikud oli kohale, midagi erilist tollel päeval kohalikud ei kuulnud. Ja ütleme, et müraga on ka niimoodi, et ta levib erinevatel suundadel, see sõltub tuule, suunast, ilmastikust ja mitmetest teguritest, aga ütleme, et tollel päeval mitte üheski piirkonnas inimesed ei kaevanud, et oleks olnud suur müra. Ja kui tutvustati nüüd suvel Võrus mürauuringut, siis räägiti keskmistest ja uudis tehti ka, et keskmine müra olukord. Ja seda presenteeriti selliselt, et inimestel jääks mulje, et see ei olegi probleem, et suuri relvi hakatakse kasutama Nursipalus ainult 1-2 päeval aastas. Ma küsiks kohe vastu, et aga mille jaoks siis Nursipalu vaja on, kui neid suure kaliibrilisi, neid suuremaid 150 millimeetrit näiteks hakatakse kasutama ainult 1-2 päeval aastas. Kas selleks on tõesti vaja omandada nii palju kodusid, teha sellist laastamistööd looduses, muuta kümnete tuhandete inimeste elukeskkonda, kahjustada põhjavett ja nii edasi. Et ma näitan võib-olla võib kuvada ühte pilti, et siin on näiteks näha selle 20 kilomeetri raadiuses rahvastiku tihedus, et ei saa öelda, et see müra puudutab ainult sinna 2 kilomeetri piiresse jäävaid inimesi, sest praegu näiteks on inimesed teatanud, et vibratsioon ja müra on kuulda isegi sinna Läti piiri äärde, Vasseliina, Kanepisse, isegi Otepäält on nagu teada antud ja siin on nagu 2 faktorit häirivat, üks on see müra ja teine on vibratsioon. Ja näiteks mina olen tundnud sellist tugevat vibratsioonilainet, et see oli, ma arvan, peale lõhkamisi
et me oleme hakanud juba suhteliselt ekspertideks, mis toimub, on ju, oma keha peal tunned, on ju, et see ikka lööklaine sust läbi käib, on ju, siis ma mäletan, sügisel oli selline hetk, et ma läksin nagu puukuuri puude järele ja siis mul see lööklaine käis nii kõvasti kehast läbi, et mul kukkus see kast nagu maha. Ja ma ei ole üldse väga tundlik selles suhtes, et aga on inimesi, kellel on löönud südamerütmist välja. Seal Sõmerpalus on näiteks hooldekodu inimesed on kaevanud terviseprobleeme, siis on üks naine kirjeldas, kuidas see lööklaine lõi ta koduhoovis nagu põhimõtteliselt põlvili ja kuidas ta pärast terve päev ei suutnud toibuda sellest. Ja see, kui sa oled sõjaväelane ja teed seda müra, siis sa tead, et see pauk käib. Aga kui sa oled oma koduhoovis, sa ei oska arvatagi, see pauk võib igal hetkel tulla. Ja see on nagu ehmatav. Ja mul on siin üks pilt on veel, kus meil on näiteks sellest samast, see müra tehti modelleerimise teel on ju praegu, näidis, ütleme, päris laskmisi ei ole toimunud. Need lubati nüüd teha kunagi sügisel, need on kogu aeg edasi lükatud. Et see, millest me praegu räägime, on olemasolev müra. Et kui ma saaksin nüüd näitaksin järgmist pilti, siis milles on probleem Nursipalu puhul ongi see, et praegu ütleme, et on see nii-öelda see sihtmärgi ala või ukso ala, nagu neid nimetatakse, on siin keskel see ruudukene on ju. See on see 100 hektariline umbes olemasolev harjutusvälja ala. Aga nad tahavad, ja see on, mis müra praegu tuleb, põhiline on siit kõige suuremad nagu paugud. Ja siin üleval kohe on Sõmerpalu lasteaed. Siin all on Nursi lasteaed. Meie MTÜ-ga võitleme praegu RMK-ga selle eest, et siia jääks alles see roheline väike metsapuhver. Ja praegu riigiametid, Keskkonnaamet, RMK, Kaitseministeerium püüavad tõestada kohtule, et nendel on õigus see mets sealt maha raiuda. Mitte keegi ei mõtle nagu inimlikult, et mõtleks nagu laste tervise peale ka, et äkki jätaks selle mürapuhvri siia ikka alles. Et see ei ole nende jaoks teema, et see on hämmastav. Ja siia veel planeeritakse ühte granaadiheite ala juurde. Nii et kas meil hakkavad nagu lapsed elama siin sõjamängu väljaku lähedal. Sõmerpalu lasteaed nüüd sügisel küll renoveeriti, ta sai helikindlamad seinad ja nii edasi ja aknad, aga lapsed ju on väga suure osa ajast peavad olema ka õues. Ja ütleme, et näiteks konkreetselt, kui me räägime lubaduste täitmisest, need sõjaväe, Kaitseministeeriumi poolt on lubatud, et nad korraldavad asja niimoodi, et lõunaune ajal vähemalt ei tehta suurt müra. Ja mis nüüd oli nagu reaalne olukord, meil tuli kohtunik, mis on ka erakordne, tuli Nursipallu olukorraga tutvuma, et tehtaks müra mõõtmised ja tahtis nagu ise kogeda seal seda olukorda. Ja see müra laskmiste, ütleme, ja see mõõtmiste aeg oli jällegi planeeritud just laste une ajale. Et tegelikult nad ei pea nendest lubadustest kinni, et see on nende jaoks nagu puhas õhk. Ja ütleme, ma tahtsin veel selle Nursipalu puhul rääkida siin, et kui me vaatame seda kaarti, siis need ruudukesed roosad siia siis tuleksid nagu need uued sihtmärgi alad juurde. See oranž ümmargune siin on praegu siis nii-öelda Tseasungelmaa linnakuala ja seal on ka juures lasketiirud. Lasketiirusid ei ole sellele kaardile märgitud, see on nüüd Kaitseväe peastaabi enda poolt tehtud nii-öelda nende poolne plaan või skeem selle ala tulevikus kasutamise kohta. Ja me teame, et relvad teevad pauku siis, kui nad välja lasevad, on ju, ja siis, kui see asi kuskile kukub. Nii et see müra, mis siin nagu tulema hakkaks, seda tegelikult ei kujuta ette, kui ta juba praegu inimesi nagu koduhoovis vahepeal nagu põlvili võib lüüa.
Nii et siis sellist täis laskmisrutiini ei ole Nursipalus veel saavutatudki, eks ju? Ja seda, mida nad planeerivad, seda küll ei ole, sest praegu nad võivad kasutada ainult seda ühte ala, teisi alasid nad nii-öelda arendavad välja, et tegelikult näiteks praegu ma näen, et Nursipalu on üks suur metsaarendus- ja tee-ehitusprojekt, et aga jah, et mis pilt sealt nendele metsadele avaneb? See vist on ka päris trööstitu. See on nagu kohutav, et kui 2022 tuli teatavaks see uudis, et Nursipalu hakatakse laiendama, siis võeti sinna piirkonda, just sellesse puhvertsooni sinna äärtesse, niivõrd palju neid metsateatisi, et isegi Mati Sepp, metsakaitsja, ütles, et ta ei ole näinud, et ühes kohas oleks võetud korraga nii palju metsateatisi ja hakkasid kohe metsade laastamised pihta, et näiteks see on seal samas Utsali ja Treisi kandis, milline nägi välja mets, et seal oli ka tuulemurd, RMK raius seal tuulemurdu, võttis lageraieid, et see puhvertsoon, seda hakati kohe nagu hakkima, et mis oleks võinud ju jääda puhvertsooniks. Ja praegu näiteks me samamoodi püüame kohtu kaudu võita seda, et jääks puhvertsoonis olevat metsa alles, sest sellist diskussiooni Kaitseministeeriumiga, et nemad nagu astuks sammu vastu ja arutaks läbi, et tõesti jätaks seda metsa alles, nende poolt seda ei ole. Et me peame kogu aeg valvama ja vaatama, et neid uusi metsateatisi, kui tuleb, et kuhu nad siis võetakse, mille alusel ja mis selle asjaga siis ette võtta. Et siin on jah, et siin on näha, kuidas see, et nagu Mati Sepp ka ütles, et selline lage laastatud maa jäi sinna järgi lihtsalt. Et ja praeguseks on üle 100 000 tihu puitu välja veetud. Ma arvan, nüüd on veel rohkem, me ei ole nüüd viimaseid selle aasta numbrid sinna kokku juurde löönud ja raiutud on üle 1000 hektaril. Kõik ei ole olnud lageraiet, seal on nagu harvendused ka sees nagu sellel 1000. Aga näiteks ütleme, konkreetselt Võru lähedal on praegu lagedaks võetud üks 17 hektariline ala, aga seal on plaan võtta lagedaks 120 hektarit. Et kus nagu mujal maailmas on selline asi, et linna külje alla tehakse selline lageplats, laskeala. Et jah. See paneb mõtlema küll. Te mainisite siin seda kohtukaasust, üle 80 inimese, kes on pöördunud kohtusse, et valitsuse otsust 266 vaidlustada. Kuidas selle kohtujuhtumiga praegu läheb ja millised arengud seal on? No meil tuleb nüüd lähiajal istung, et novembris oli esimene istung ära ja et eks siis kohus hakkab arutama, et sellel nüüd ongi nagu mürateemad, on selle Natura hindamise teemad, et kui te mäletate, kõik ütlesid, et Nursipalu pidi väga kiiresti valmis saama, et keskkonnamõjude hindamist ei tehtud, aga ütleme, et nad said mingi hetk aru, et nad ei saa ikkagi Natura hindamist tegemata jätta, et see on nüüd jällegi siis tehtud niimoodi, et KIK on ise tellija, kontrollija ja nii edasi. Milline oli teie hagi sisu eelkõige, et mida te vaidlustasite selles riigi korralduses? Ja me vaidlustasime selle korralduse 266
ja vaidlustasime ka 256, nüüd need kaebused liideti ja me ikkagi nõuame selle korralduse tühistamist. Tervikuna. Jah. Selge. Et siin on veel üks pilt sellest müra olukorrast, millest me ennem rääkisime natuke mürast, et siin on nagu konkreetselt pilt sellest, kui lastaks Javeliniga, siis kus see müra siis kanduks. Et siin on näha, et see Sõmerpalu lasteaed jääks siia 104 detsibelli ulatusse, et tekib küsimus, et kas siis nagu meie piirkonna lastele ei kehtigi Eesti Vabariigi seadused. Ja näiteks üks kohtuasi puudutabki seda, et Terviseamet on öelnud, et nemad ei tegele militaarmüraga, sellega tegeleb Kaitseministeerium ja inimesed ikkagi püüavad siis nagu kohtu kaudu kohustada siis kedagi sellega tegelema. Inimeste tervisekaebuste ja müraprobleemidega. Mulle natukene tundub, et riigil on selline strateegia siin, et paneme sellise suure sõjamänguplatsi püsti ja teeme kõvasti müra ja vaatame, kes sinna siis nüüd alles jääb. Et kui me ikkagi piisavalt palju nagu mürgeldame siin, siis küll see rahvas siit vaikselt eest ära kaob. Et natukene jääb selline mulje, et küll need lasteaiad kinni pannakse, küll need inimesed oma kodudest loobuvad ja nad ei taha enam sellises kohas elada, kui me siin niimoodi mürgeldame. Ja üks asi, mis ma veel ära märgiksin, on see, et kogu aeg on ju räägitud, et umbes, et Nursipalu on Eestile kaitseväele harjutamiseks vaja, on ju, et peab ju kuskil harjutama, aga tegelikkus on ju see, et ega ei harjutata ainult Nursipalu nii-öelda sellel väljakualal, vaid ka ümberkaudsetes külades, et mulle näiteks eile saadeti Konnametsast, see on Võru lähedal, teisel pool Võrut, pilte, kuidas on ära rüüstatud mets, sõidetud puud pikali ja nii edasi, kuidas on ära lõhutud külateed ja ütleme, et inimesed on olnud ju tegelikult väga sallivad ja meil ei ole olnud siiamaani, ütleme, kohalike sõjaväelastega mingit kana kitkuda, me oleme saanud asjad lahendatud nendega kui inimestega, on ju, aga see, mida praegu tehakse poliitilisel tasandil ja sellise jõuga nagu Vabariigi valitsuse poolt, see kohati paneb vangutama ka kohalikke sõjaväelasi. Ja ütleme, et sellist ka valeinfot jagatakse nagu riigi tasandilt avalikkusele ja see ütleme, et näiteks ongi nagu inimesed aru saanud, et kõik sõjaväelised õppused ja harjutused peakski siis toimuma Nursipalu alal, aga tegelikult toimuvad ka Pähnil, Järveres, Konnametsas, igal pool ümber kaudu. Et see ei piirne ainult selle alaga. Ja mis veel on, mida tegelikult ei ole ka avalikult räägitud, et sellest nii-öelda ülepeade laskmisest, et ühel avalikul koosolekul üks sõjaväelane ise kirjeldas, et nendel on plaanis hakata ka laskma alast väljapoolt ala sisse, mis on nagu tegelikult nagu ka jälle ennekuulmatu, et rahu ajal hakkab üle inimeste kodude lendama teravmoon. Et me mäletame kunagi üks Hispaania rakett kadus ära, on ju. Ma olen koolis töötanud, ma tean, et õppimise käigus eksitakse ja läbi eksimuste õpitakse, et minu arust on see päris kohutav perspektiiv, et erinevates kohtades siis hakataks sinna ala sisse tulistama aga vaata jälle ei ole sellist avalikust, ei ole teavitatud nendest asjadest tegelikult ju. Või olete te kuulnud sellest, et on olen räägitud? Ilmselt kuulnud seda ideed küll, et plaanitakse nii-öelda inimeste üle pea laskmist, eks ju, aga ega kuskil avalikus nii-öelda peavoolumeedias loomulikult sellest juttu pole tulnud. Mind muuseas pani kõvasti nii-öelda imestama, mitte jällegi. Imestamiseks on Eesti Vabariik juba ammu
piisavalt läbi kogetud siit, et millegi üle siin väga palju imestada, aga siin oli selline inimene nagu Sander Mändoja, kaitseväelane ja kommunikatsioonispetsialist, kes siis Võrumaa Teatajas kirjutas pikalt Nursipalu kaasusest ja see on nüüd küll selline vägagi huvitav tükk, kus nüüd võetakse esiteks MTÜ Meie Nursipalu ja need Facebooki grupid, mis MTÜ poolt on loodud välja ja põhimõtteliselt kritiseeritakse, et siin on nüüd inimesed, kes töötavad pidevalt kogu aeg riigi vastu, kes vastanduvad riigile, see on selline peamine dihhotoomia, mida siin on välja toodud Sander Mändoja poolt. Ja loomulikult levitatud vandenõuteooriad, siis selline klassikaline nii-öelda kommunikatsioonieksperdi jutt hakkab pihta selles olukorras, kus inimesi ähvardab nende kodudest ilma jäämine. Ja inimesed on üles tõusnud oma kodude kaitseks eelkõige. Ja loomulikult räägitakse siin, see on juba natukene nagu, kuidas siis öelda, harjumuspärane igasugusele kommunikatsioonieksperdile, et kus aga iganes on konkreetne Eesti riigi poolt üles köetud probleem, siis seal tegelikult ei ole probleemi, vaid seal on lihtsalt väike pisikene kommunikatsiooniviperus. Ehk siis teatas mõttes on riiklik kommunikatsioon olnud probleem, aga asi ise ei ole kunagi probleemiks, ei ole kunagi olnud ega saa kunagi olema. Ükskõik millist asja riik peale surub inimestele. On ainult väikesed kommunikatsiooniprobleemid, ehk siis riik ei ole piisavalt hästi suutnud kõike seda asja kohalikele kuidagi peale määrida või nende suid sulgeda või mingeid muid hirmutuskampaaniaid teha, et niimoodi tuleb seda niinimetatud kommunikatsiooniprobleemi lugeda. Kuidas kommenteeriksite seda vahetult enne jõulupühi avaldatud artiklit Võrumaa Teates? Et just nimelt, et on leitudki selline kommunikatsioonispetsialist, kes siis on me oleme vastanud talle, et huvilised saavad seda meie kodulehelt lugeda, www.nursipalu.org oleme teinud vastuse, aga jah, et see on väga oluline tähelepanek, et avalikkusele on jällegi näidatud seda Nursipalu umbes seda, ütleme, probleemide pundart kommunikatsiooniprobleemina on ju, aga mida me oleme algusest peale teinud, olen tänulik selle apelli loojatele ja 6. veebruaril 2023 me lugesime ette Munamäe tornis Võrumaa apelli, ja seal on kirjas oluline, mis on need probleemid tegelikult, et Võrumaad ei tohi Eestist välja lülitada, et see Nursipalu harjutusväli on üledimensioneeritud ja nii edasi. Soovitan kõigil seda apelli lugeda. Seal on tegelikult need põhiküsimused, mille pärast need probleemid on tekkinud. Et asi pole kommunikatsioonis, ja miks on siis proovitud nagu kogu aeg järjest vaigistada, sest inimesed nende asjade eest seisavad, mis neile päriselt on väärtuslikud ja korda lähevad. Ja meil on olnud järjest erinevaid meeleavaldusi, näiteks siin on pilt selle aasta veebruarist, kui meil oli Nursipalu kett juba 3. kord, kui me seisime ketis ja tähistasime vabariigi aastapäeva koos ja me peame oluliseks kogu seda väärtuste, ütleme, pagasit jätkuvalt, mida siiamaani on Eesti ühiskonnas tähtsaks peetud. Et nüüd viimasel ajal on tulnud keegi välja ideega või mõttega, et kodu või löönud need aluspõhimõtted kõikuma, et kodu ei ole enam nagu püha ja nii edasi.
et aga sellist sisulist avalikku diskussiooni ei ole olnud, seda väga kardetakse ja selle vaigistamiseks on siis palgatud erinevad kommunikatsiooni- ja PR-inimesed. Ma mäletan kohe alguses, kuidas hakati sildistama separatistideks, putinistideks ja nii edasi, et noh. Ikka. Et noh, siin on veel üks ketipilt, on ju, see on nüüd vist aasta tagasi, kui olid inimesed Nursipalu ketis ja me ei ole näinud ju meedias avalikult sellest uudist, kuigi me oleme ju teatanud, et meil selline üritus toimub ja seal osaleb sadu inimesi, et samamoodi oli meil ju meeleavaldus kohe 2023 kevadel suur Võrus koos kontserdiga õhtul, millest jälle ei olnud ühtegi meedia, sest meeleavalduse piketist oli nagu väike uudiseklipp, aga sellest õhtusest kontserdist ei olnud, et kus osales ka näiteks Tõnis Mägi ja laulsime rahvuslikke laule. Et tegelikult jah, Nursipalu ei ole kommunikatsiooniprobleem, see on ikkagi suur põhimõtteline küsimus, mis on nagu tähtis ja mis ei ole. Absoluutselt. Kui te ise Nursipalu elanikuna ja sealse inimesena loete seda Eesti meediakajastust, siis milline mulje teile jääb? Ma küsiks, tekib nagu nii küsimusi, et kuhu on meil kadunud ajakirjanikud. Mõni ikka on, kes on julge ja julgeb probleeme avada, aga ütleme, sellist avatud, ausat ajakirjandust ma näen, et seda on jäänud väheks. Et ajakirjanikel ei lubata artikleid avaldada, neid teemasid käsitleda või näiteks me oleme ka kogenud sellist asja, et mingi uudisele antud intervjuu pannakse sobivasse konteksti ja jäetakse hoopis asjast teine mulje. Sellel põhjusel on mõned kohalikud juba keeldunud intervjuude andmisest ajakirjanikele, et neid kasutatakse nagu ära valesti, nende, ütleme, sellise valitsusele sobiva propaganda eesmärgil, ütleme otse välja. Mul vahepeal tekkis siin teie juttu kuulates putinisti definitsioon Eesti kontekstis. Muuseas, putinist on see, kes ükskõik millise Eesti riigi kodanike vastu astutud sammule vastu seisab. See on automaatselt putinist, et kui alustuseks olid putinistid need, kes seisid vastu kooseluseadusele, siis olid need, kes seisid Rail Balticule, nüüd on Nursipalu inimesed, tuulikute vastased. See putinistide ring laieneb Eesti Vabariigis nii kaugele varsti, et varsti on Eestis enamik inimesi riigivõimu poolt tituleeritud putinistideks, mulle tundub. Et selles mõttes selle putinisti tiitliga pole nagu mitte midagi Eestis peale hakata. Ja siis käib mingi hull nõiaeht, käib Kremli käsilaste otsimisel pidevalt veel ja nende häbistamisele avalikult. Need on sama nii-öelda, need on sünonüümid, eks ju, Kremli käsilane ja putinist. Et vaadates neid inimesi, kes seisavad oma kodude kaitsel, kes seisavad selle nimel, et riik vaataks silma inimestele, kui ta teeb oma otsuseid ja teeks oma otsuseid lähtuvalt inimeste huvist, mitte omaenda mingitest hämaratest strateegilistest huvidest. Need inimesi rahulikult tituleerib riiklik kommunikatsioon putinistideks ja Kremli käsilasteks. Ja minu arvates see on täiesti lubamatu Eesti Vabariigis. Loomulikult
ise on saadud seda silti juba pikemat aega kantud, ole ammu juba immuunseks muutunud sellele sildile, aga need inimesed, kes seal on, laulavad isamaalisi laule, lehvitavad sinimustvalget lippu ja tahavad oma kodu kaitsta. See on tegelikult ülim sigadus, mida nende inimeste suhtes tehakse. Ja ütleme, et kohati mulle tundub, et need samad kes neid otsuseid on teinud, nad on tellinud ka mingisuguseid uuringuid või küsitlusi ja kuna ütleme, seal on ka nagu see suund on juba selline kallutatud, siis nad ei saagi sealt enam nagu tegelikkust tagasisidet tegelikkusest ja siis nad hakkavad ise ka juba oma valesid uskuma, on ju. Et Võrumaal ringi käies ei ole nagu keegi nagu ütlenud, näiteks kõik naeravad välja seda putinismi, on ju. Kõik saavad aru, et see on nagu, see ongi selline, ma ei tea, kelle jaoks seda propagandat siis tehakse. Et aga nad nagu päriselt usuvad, et see nagu mõjub või? Hea küsimus. Tundub küll, et see kaart on juba niivõrd ära kulunud, et ta ei mõju, aga mine sa tea, millegi pärast teda siiski lauale laotakse ja tundub, et osale seltskonnale Eesti ühiskonnas see ikkagi mõjub. Muidu teda niivõrd selgelt lauale ei laotaks. Aga siin saate lõpus, kui kõige võib-olla üldisemalt hinnata Nursipalu näitel valitsuse käitumist teie suhtes, siis millise hinnangu te annaksite MTÜ Nursipalu juhatuse liikmena? Koolis antakse tegemata töö eest üks. Ja see, kui seal ehitatakse mingisuguseid teid või asju, see tegelikult ei ole ju ütleme, Nursipalu pidi nagu olema hädavajalik, et julgeolekut tõsta, on ju. Mina näen, et praegu on tehtud hoopis palju kahju. Loodusele on palju kahju tehtud. Inimeste kaitsetahe, millel tegelikult, mis on ülioluline ja millest me oleme algusest peale rääkinud. Ja näiteks kui käis, ma toon veel ühe näite siia, et kui Karis käis, alguses me lootsime ka, et räägime presidendiga, on ju. Ja sinna tuli ka üks koduomanik, kellel tahetakse kodu käest võtta. Tal on oma kinnistul maalune punker, tal on seal kaev, ütleme, seal elab perearst. Me võiksime hästi läbi mõelda, läbi rääkida, kui tõesti oleks oht, mida me koos teeme, kuidas me kaitseme Eestit. Aga praegu on tehtud nii, et Võrumaa elanikud on sellest nagu riigi kaitsmisest välja lükatud, luuakse mingisuguseid lagedaid platse liitlassõdurite tarbeks, mille osas ei ole üldse teada, kuidas nad ja mismoodi nad hakkavad siin käima. Kohalik tõmbab ikka selle toni sealt Minnesotast. Kohalik inimene on see, kes tõmbab traktoriga ta välja, on ju, kui ta sõidab sinna perve alla. Et see on nagu elu ja kui seda kohalikkust maha surutakse, siis see on Eesti kaitsevõimele karuteene ja ei saa loota kellelegi tonile Minnesotast, kui oma inimesed aetakse kodudest välja. Et me ei tohi ära rikkuda ka oma põhjavett, põlde, laste tervist. See on kõik see, mille eest MTÜ seisab ja mille pärast me kulutame nii palju energiat ja aega ja ka läbi kohtu. Kahjuks me peame tegema seda läbi kohtu, sest meil ei ole muud võimalust lihtsalt. Sest ühtegi sellist ettepanekut, mida me oleme esitanud kirjalikult, nendel isegi ei vaevuta vastama. Nii et ainuke tee on kohtutee.
See on tõdemus, millele ma kirjutan 100% alla, et inimeste kaitsetahe algab eelkõige usaldusest oma riigi vastu ja sellest, et riik seisab ja veendumusest, et riik seisab nende inimeste eest, mitte nende inimeste vastu. Räägime meie Nursipalu MTÜ-st, kuidas teil läheb ja mis on teie peamised eesmärgid? Jah, meie tahame, et Võrumaa jääks alles, et inimeste kodud jääks alles, et meil on põhikirjalised eesmärgid, ongi seista Võrumaa kultuuriruumi elukeskkonna eest, kodude eest ja kusjuures üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on ka kaitsevõime tõstmine läbi maapiirkondade arendamise. Ja me oleme selle Nursipalu laiendamise vastu, et see on ka meil põhieesmärgides kirjas, et me oleme teinud väga palju tööd ja väga palju on teha. Me arvame, et oleme palju kahju saanud ka ära hoida. Et Nursipalu pidi hästi kiiresti valmis saama. Et nüüd on juba 2025, praegu on tehtud üks riigikaitseline tee, mis on juba arvatud Nursipalu alast välja, seda tehti riigikaitselise teena. Täna on sellega koos ehitatud 2 sillast 1 on telliskivimärk ees, seda kasutada ei saa. Me oleme proovinud kõikidesse nendesse protsessidesse sekkuda, selles mõttes, et oleme pakkunud nagu juhtinud tähelepanu nendele aspektidele, mis võiks olla mõistlikud lahendused. Oleme aidanud neid inimesi, kes sellel alal nagu elavad ja seal ümber. Kas on märke sellest, et valitsus on oma plaanides midagi tagasi võtnud teie tegevuse tulemusel? No paistab, et nagu vabatahtlikult tagasi võtnud. Või ütleme, et mitte nii kiiresti edenenud? Seda küll ja esimene asi, mis me pidasime oma nagu ka töövõiduks on see, et nad ikkagi tegid selle Natura hindamise. Nüüd me vaidleme selle üle, ja meil on väga palju põhjust, miks me seda näeme, et see Natura hindamine ei ole tehtud nii nagu peab. Näiteks Timmase ala, mis on Natura ala, Euroopa Liidu üleriiglise tähtsusega kaitseala, on sellest harjutusvälja Natura hindamisest üldse välja jäetud, kuigi tasub keset ala. See on lihtsalt üks näide, et me arvame, et me oleme praegu, ma arvan, et oleks ka need protsessid läinud palju, olekski kiiremini läinud, aga me nagu oleme proovinud sellest seista, et Võrumaal jääks ikkagi elu alles. Suurepärane, jõudu teile selles töös. Muuseas, Nursipalu MTÜ-le saab ka annetada, et toome need andmed ka siin välja veel. MTÜ Meie Nursipalu ja erinevate pankade koodid on siin, pange video kas või pausile ja kirjutage see number ülesse. Või siis minge lehele nursipalu.org ja kohe seal juures on selline annetuste nupukene, kus saate siis sellele annetuste leheküljele, siit võite teha copy-paste omale pangakonto numbri ja annetada MTÜ Meie Nursipalu tegevuse heaks. Nagu siin öeldud on, paljuski läheb see annetus eelkõige siis juriidiliseks abiks nendele inimestele. Just nimelt, et meil on seda rahalist toetust hädasti vaja, et kogu seda toetust me kasutamegi, oleme kasutanud juriidiliseks abiks, et nüüd me oleme tellinud ka paar eksperthinnangut, et oma kaasustes paremini
põhjendada, argumenteerida, mis puudutab siis looduskeskkonda. Et meil on nüüd eriti sellel kuul on meil väga palju väljaminekuid, sest meil tuleb ka kohe kohtuistung. Et meil on inimesed ise on panustanud palju, aga see on teada, et juriidilise abi peale läheb palju raha. Meil MTÜ-s teevad kõik inimesed vabatahtlikku tööd, meil ei ole ühtegi palgalist töötajat, et kõik kõik need selles protsessis osalemine, kõik need ettepanekute tegemised, meil on üle 230 märgukirja teabepäringu saadetud näiteks, et üleüldse mingit infotki saada ja inimestele jagada, et see on kõik MTÜ nagu vabatahtliku töö panus. Et väga teretulnud olen annetused. Suurepärane ja kes tahab lisainformatsiooni, see võib, nagu mainisin, minna lehele nursipalu.org või siis minna ka liituda Facebooki gruppidega Nursipalu kaitseks ja MTÜ Meie Nursipalu. Jaa, et see meie Nursipalu MTÜ Facebooki grupp on selline nii-öelda nagu ametlikum grupp, et selle me jagame MTÜ infot, aga see Nursipalu kaitseks grupp on nagu selline, nagu ütleme, laiem grupp, et seal on nagu rohkem seotud teemade ring, mida inimesed siis arutavad ja mis on ka päevakajalised küsimused või erinevad arvamused, et seal nagu jagatakse sellist infot rohkem. Ja see huvitav, et jah, et see Nursipalu kaitseks grupp loodi isegi varem kui MTÜ grupp, on ju, sest inimesed aktiveerusid koheselt, on ju. Ja see väga paljusid inimesi puudutab, see Nursipalu teema. Ja muidugi võib otse ühendust võtta, et meil on nursipalu@gmail.com on ka aadress, kuhu võib kirjutada või mingit lisainfot. Me vaatame, oleneb, mis infot küsitakse, on ju. Et mis me saame jagada ja. Suurepärane. Marika Niidumaa, ma tänan teid, et saite siia Objektiivi stuudiosse tulla Võrumaalt ekstra Tallinnas. Suur tänu teile ja palju jõudu Nursipalu ja Võrumaa terviklikkuse eest seismisel ning kindlasti ütlen seda, et Objektiivi stuudio uks on teile ja MTÜ Nursipalul alati avatud, kui midagi muud on vaja kommenteerida. Ja aitäh kutsumast, et võib-olla tulemegi veel räägime, sest teemasid on hästi palju ja sündmustest võiks rääkida veel kunagi tõesti. Kindlasti. Aitäh veel kord. Ja, aitäh.